No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt, täna laupäevane päev, ilus ilma puhul, mida ikka teha. Kõnnin jälle Tartu tänavaid läbi ja täna olen siis tõesti Tähtveres. Nii et Tähtvere tänavate läbi kõndimine täna pihta hakkab ja... Oi, mis, kuule! No tervist! Mis toimub? Kuule, kõnnin läbi Tähtvere tänavaid. Kaua läheb? No ma arvan, et ikka 5-6 tundi. Aega mul on. Aega tund, 5 tundi mul on. 5 tundi mul on. Kuule, aga siis teeme koos. Selles mõttes palju lõbusam ju. Muidugi. Selline plaan täna siis ja muidugi mina ütlen otse ära, et kavatsen õlut juua ka, nii et see läheb ka arvesse. Ja. No nii, kilt sai täis või? Kilomeeter on täis, jep. Ja siit paistab Rimi, tegelikult ma korra mõtlengi, et ma põikan siit läbi ja tegelikult Tähtveres ainult 2 poodi ongi vist või? Jaa. Sina kui äsja Tähtveresse kolinud inimene. Äsja, pool aastat Tähtveres elanud inimene. Tead juba, et 2 poodi on. Jah, ongi Rimi ja Selver. Aga käime kiirelt siit läbi ja siis paneme edasi. Noh, paar seda hopterit äkki. No nii, mis juhtus? Linnas on hobesed. Ja ongi... See on see emu loomakliinik äkki sellega seotud. Huvitav, kas nad on terved või haiged hobused? Selles mõttes, et... No kurat, praegu söögiisu on, vast on ikka terved. Aga nagu näha siin jah, aga jah, tõesti hobused jah. Üks ilusam kui teine või? Ühel on külm, vaata, tal on kate peal. Aga kate on peal jah, kattekobune. Ja Valdarskool on siin, siis ennem oli siin Maalikooli, metsamaja on seal, aga ma ei tea, kas see kunagi üldse peahoone ei olnud hästi ammu või? Ma mõtlen ka, et minu arust oli peahoone. Kunagi oli see peahoone jah, aga praegu on siin Valdorf gümnaasium jah. Nii jõudsime Kardesti juurde, ma ei tea, praegu on 2 kilti täis juba vist või? Rohkem või? Natuke üle 2 jah. Natuke üle 2 juba. Kardest saad aia asju, siin on veel restoran, mis ta nimi oli, Muru vist või? Oli vist selle restorani nimi jah? Mina siin käinud pole, sina vist oled? Mina olen 1 korra käinud jah. Okay. Aga Kardestis ma olen korduvalt käinud, sest olen ostnud siit lilli, olen ostnud siit taimi. Tore pood, kiitused. Taimed jäid kasvama või? Jaa, aga eks ma varsti pean võib-olla mingi hetk pean näitama sulle, et sina kui Räpina aianduskooli spetsialist. Absoluutselt, jah. kuidas täpselt lilli kasvatada nagu? Jaa, kui kellegi lille küsimus, võite ka minu poole pöörduda, nii et siin tuleb siis roheline park nii-öelda hästi energiasäästlik, vähemalt jutu järgi. Ja tahetakse see edasi arendada veel igasuguseid ettevõtteid ja nagu tänapäeval moeks on mingid innovatsioonikeskused ja ma ei tea, mis asju tehakse, tead, mingi imelik asju, tead. Küsid, et mis tööd teed, siis öeldud, tuleb mingi pikk lause, aga mis sa tegelikult teed? Keegi ei oska öelda. Igal juhul jah. Kontoris istun. Jah. Tartu linna piir läheb sealt siis, nii-öelda adminpiir, see on siis Tallinna-Tartu maantee põhimõtteliselt. Ja Tähtvere linnaosa tegelikult piir läheb siit keskelt, selle maja keskelt kuskilt. Et me tegelikult isegi tegime natuke üle kilo neid samme, aga me ei saanud siit, me ei hakanud läbi maja murdma. Ma ei viitsi nagu maja sisse murda praegu. Et igal juhul. Võib-olla pärast vaatame. Igal juhul jah, me oleme natuke nüüd Tähtverest, kohal on Tähtverest tagasi põhimõtteliselt. Aga jah, igal juhul jah, selline siis Tartu äärelinna piir Tähtverega enam-vähem on. Kõnnitud on 3,5 kilomeetrit. 3,5 kilti ja mina täiesti ausalt. 3,5 kilti vajab tähistamist ju tegelikult väikse õllega või mitte või? No aga kuskil on alati kell 5. Kuskil on kell 5 alati jah. Meil täna läheb päris palavaks, nii et ma arvan, et see õlle on praegu siin, kui sa nagu viskad kerisele, vett kerisele, siis kaob ära, saad aru? Praegu on nii palav, et see õlle läheb meie kerisele. Ma ei saanudki aru, kuhu ta mul läks siia. Kõnnime siit Krõsva tänavat pidi, Tallinna-Tartu maanteed pidi natuke tagasi ja siis vaatame, võtame siit keskelt mõned tänavad veel ja muidu huvitavat on. Eks ma siis jälle näitan teile. Aga olgu, praegu väike jahutus kehale, kerisele väikse õlle näol ja nii lihtne ongi. Jätkame. No nii jõudsime siit Tartu linna äärde, nii-öelda väikses parklasse, Tartu linna vapp paistab seal. Ja näete, siin sõber üks head tähelepanu, et 11 tundi saab siin pargida, tavaliselt on 1 tund või 2. Isegi linnaline buss sõidab. Ma muidugi kahtsustan, et see legendaarsed Tartu autod on siis vähe kauem parkinud, aga... Tegelikult selle reklaami teha ei tohi, nii et ärge seda vaadake. Lapsed ärge seda vaadake. See paneb plörri ära pärast nagu. Et igal me tahtsime näha, et kui Tartus me oleme juba on ju ja mis kohtades, kas on mõni koht, kus ma pole käinud? Hakkas pihta, kas sa näiteks Mürkan 2 oled? Tartu maratonil olen käinud. Rahvamuuseum olen, Kambekirik olen, Elvas olen, Observatoorium olen, Langel olen, Sadamas olen, Jõmmu peal olen, jääkeskus ja Hellistur loomapargi kohta. Mina olen loomapargis käinud, aga seal jääkeskuses sees äkki ma isegi vist ei ole. Mina ei ole... Jah, mina ka sees ei ole käinud ja loomapargist ma pean... Mina olen käinud. Isiklikus nagu ei mäleta, aga võib-olla lapsena kunagi olen käinud. Aletski loss on ja Sibula tee on. Sibula teel ka, jah. Nii et
et siis tuleb jääkeskusesse minna. See on nagu Vudila mängu, ma mõtlen, kui me 8 läheks 2 täiskasvanud mees siin. Ülled näpus. Igal selline vahva siis siuke stend on pandud. Tegelikult on vist tänapäeval igas maakonna ääres näed Tartu linnalipp ka siis nagu, oota, mis oli, Poola lipp on ka sama valge punane alt või? Vist on jah? Aga meil on seal vapp keskel, need peaaegu sama nagu Poola lippid, ütleme niimoodi. Jaa, aga siit paneme praegu natuke linna poole tagasi siis ja ma arvan, et huvitavaid kohti hakkab rohkem tulema, kus on rohkem hoonestust ja võib-olla mingid huvitavaid minul omaselt võib-olla mingi huvitav vale fakt ka kuskilt tuleb mängu, nii et tulime mööda seda Kressuli tänavat siis vana hea torm paistab seal, siis kõik Tartu inimesed arvates teavad seda, kes Tartus pole ka, kes ülikoolis käid, teavad kindlasti Maaülikooli spordihoone, kus ma olen korvpalli päris palju mänginud. Siin on õunapuu kaar tehtud siuke äge, jällegi nende siis õpilaste poolt koos õppejõududega koos. Isegi osad peaks vilja kandma mingi hetk. Aga näed, elurikkus asi on ka, aga praegu tundub, et on niidetud. Võtame praegu ära siis alt sealt see Tähtvere Dendrost spordipargi juurest. Dendropark isegi õigem öelda vist tegelikult jah, et spordipark jääb nagu pigem sinnapoole vist. Et võtame sealt jõe äärest need rajad tänavad. See on ilus tiik on seal, kes ei tea, siis näitame seda ka pärast. Ja loodame diskgolfiga pähes ja. No nii, nüüd jõudsime täitsa Emajõe randa siia. Siin on näha, mis kalad siin elutsevad ka, aga täna kalapüüdma ma ei hakka. Ma ei ole väga suur kalamees, häll võib püüda siin, aga igal juhul Emajõgi selline siin on. Mõned päevitavad ka siin. See on Jänese rada põhimõtteliselt. Jänese matkarada, jah. Jänese matkarada, jah. Mis tegelikult peaks minema loogist välja Vorbuseni, aga siin on ühed kohalikud kanali ette kaevanud, seda nii palju ma tean. On jah. Jah. Igal juhul tegelikult see õige Tähtvere linnaosapiir läheb keset jõge, teisel pool peaks olema, kas nüüd on siis ongi Visental juba siin või? Või on see seal enne jääb see või on mingi ülejõe äkki või? Igal üks nendest jääb sinna teisele poole jõge siis nii-öelda linnaosa mõttes. Siin on kunagi võrku mängitud päris palju rannavollet siis, milles ma olin keskmine nagu igas asjas. Aga jah, et lähme siit mõned matkarada edasi siis jah. Kuule, kas on selle kunagi linnapea järgi pandud? Ongi nii, jah? Minu arust oli seal mingisugune teema, et see on tõesti siis laine järgi tehtud. Tema ajal tehti see korda ja siis vist kuidagi pühendati talle mingi selline asi. Tervitused Lainega sulle. Tervitame Lainet. Ja siin, kui te mäletate, siin kandis siis käisin, kas see oli selle aasta veebruar, kuna see veetase hästi kõrge oli. See kõik oli siin vee all. Ütleme siis jää oli peal siin. Nüüd on kõvasti langenud veetase, jah. Aga ikka on võimas Emajõgi see aasta nagu. No see aasta kusjuures on suhteliselt kõrge isegi veetase, jah? Ta on ikka vahepeal on täitsa Emaoja olnud nagu mingid aastad. Maja mais. Aga Taugova on võimsam ikkagi, Taugovägi. Aga Emajõgi siuke meil on Tartus pakkuda, rohkem paremat ei ole, aga jah, see on ilus tore rada. Seda mõnus jalutada tegelikult. Jooksurenni teha ka, miks mitte. Lõbusõidud juba käivad. Mussid võsad huvitav mu kommel muidugi. Jah. Tümakad. Pane tümmi. Just, pane tümmi. Jah, kermo. Ja tegelikult siit kesklinn on mingi veerand tund umbes, nii et me oleme täitsa nagu keskel lähedal. Aga loodusrüpes. Nii, nüüd oleme täitsa metsa sattunud. Mõtlen äkki siit korra lõikame kohast läbi üles maante peale välja, aga tundub, et see on kellegi hoovid, kellegi maad. Ei taha nagu päris kellegi õue peale ka kõndida. Igal ajal, kui siit ei saa, siis lähme ikkagi klassikalist teed pidi, kust me teame, et kindlalt saab. Nüüd me läheme tagasi Krõksuldi tänavale. Üks väike lõiguke jäi sealt tegemata, aga põhimõtteliselt Tähtvere kõige kaugem punkt peaaegu. No okei, Kardest oli ka tegelikult. Ole, millest võtta kaugem punkt? On nagu tehtud, võiks siis nii öelda. Nüüd me hakkame tagasi siis spordipargi juurde minema. Või siis Dendropargi. Ja siin on huvitatud elupuud. Kunagi olid hästi kallid, need kund istutati. Aga nüüd ei jaksa nii palju, aga päris jõuliselt suurest kasvanud. Ja see puu, mis siin on, kui keegi ei tea, mis see ei ole pihlakas. See on Arik Sumah, siuke puu on olemas. Ida kuskilt sealt Kesk-Aasiast kodustatud. Oh, vahi. Ülkusse läheb siis või? Või läheb sellesse lennumuuseumisse? Aga sa pole stardirada ju. Ainuke lennujaam siin on Ülerumme lennuväli, jah? Raadil oli vanasti ka, aga enam seal keegi ei maandu. Siuksed uhked, siuksed ühes. Mingi vana piloot Tarrin Raadil või minema. Jah. Kuule, äkki see on see Tom Cruise film. American, mis ta oli see, jah? American Made. American Made, jah. Oli, jah. Tulebki narkolaadungiga. Toetage Tuusari kanalit ka siis. Mitte kokaga, aga õllega võite toetada. Just. Siuksed uhked villad siin. Noh, siis olid uhked kunagi.
praegu on siukse maju, suur on küll seest arvatavasti, jah. Aga noh, korralik maja ikka ju. On. Ja nüüd olemegi jah, samas maantee peal, Kardest on seal, Valdavkool seal ja tegin teise jälle ka vahepeal lahti. Ja siis lähme alla tagasi, on ju? Jep. Kuna see tänav on meil kõnnitud kuni Emuni, siis mina läheks siit alla. Siit kõrvalt kohe, siit või? Just. Siit me saame, suusarada, siit me saame uuesti sinna Dendropargi kaare peale. Jah, see edasi, pole mõtet, see on meil tehtud, jah? Kuule, aga lähme siis, teeme. Ja see on nüüd siis see metsamaja, mis me enne jäin siis võlgu, ei osanud öelda. See on see metsamaja, kus mina käisin koolis kõige rohkem. Jaa, aga jah. Kusjuures ma ei tea nüüd siin taastavad. Aga see on mingi uus. See on meist mingi uus asi, jah? See on mingi noorte teema juba. Ma olen ikka vanakooli metsandusmees. Kui instituudi peal on taastuva, on midagi taastava. Juba noorte käed, näed, noorte käed on mängus. Ja see metsamaja siis taga või külje peal, taga tegelikult on siis lahedad istumiskohad. Püramiidtammede all siin sellised tehtud. See on isegi mingi aukiri või? Mis alati halva fondiga tehakse need? Kes? Armastab metsa, armastab kodumaad. Okei, noh, jah. Ja siin on valida erineva kõrgusele, vaata. Tegelikult sama praegu on hea korra istuda ju. Jaa. No me oleme nüüd 9 kilomeetrit on kõnnitud. 9 silti kõnnitud, jah. Mis seal on? Tuled? Ei. Mis see? Ohtlik laskumine. See on see minu perus, me murdma suusatamise. Minu perus. No on ohtlik laskumine. On ohtlik või? On ohtlik, jah. Paneme edasi, jah. Kirsus on aega magada küll. Oot ja näed, nüüd jõuame selle, ma arvasin, et tiik tehti ka võib-olla mingi 10 aastat tagasi äkki midagi sellist. Umbes see rajati, enne minu arust ei olnud seda siin. Huvitav, väike jälle lisandus sellesse Dendroparki võib-olla, ma ei tea, konnadel kellel kõige parem võib-olla elada siin, aga pingid pandud prügikasti isegi. Teeme siis selle ringi ära ja siis paneme edasi. Tiik oli tühi vahepeal vist või? Ja, nad tegid puhtaks selle. See on, kusjuures siit poolt, ma ütlen, joostes siis võib-olla ei pane seda, aga praegu ikkagi 2 kirikutorni, loomulikult Tuuduri lemmikkirik. Punase lipuga küll, aga see on õige punane lipp. See on õige punane lipp, jah. Vaata seda alleed. Ilus. Iga tartlane siin on kohe kindlasti kõndinud ja jooksnud. Siin oli küsimust, ma arvan, kui sa oled tartlane siin pole käinud, siis on viimane aeg tulla. Siis hea aeg tulla ja või mine ravile kuskil või ma ei tea sellist. Ja nüüd jõudsime siis, tead mis tänav see on? Oi, sa ütlesid enne, tegelikult ei tea. Kartul, ei ole Kartul. Kartul tänav sees palju supilas. See on Kauna tänav. See on siis supiline piir näeb siis Tähtverega Kauna tänav. Mis jääbki see tiik siis, jääb sinna siis spordipark ja laululava nii-öelda jäävad siia poole siis ja teisele poole jääbki siis noh, kõik need supiline tänavad, Herne tänav, Allika tänav, mis seal üks tuleb veel vist. Aga põhimõtteliselt jalgtänav, ilusti valgustatud. Jah, igal jah, et praegu tuleme siit, aga nüüd vist teeme selle väikse põike siia paremale veel vist või? Just. Jaa, sest me oleme niigi tegelikult lisatööd teinud, me võtsime neid radu sealt Dendropargist, mis tegelikult pole tänavad, nii et aga noh, nagu ikka, eeskujulik kodanikud nagu me oleme, teeme rohkem kui palutakse, nagu eestlane Euroopas. Tuleb suhkrumaks, ei, me maksame ära kõik, aga lähme siit. No nii, väike paus ikka vahepeal, et kõnnitud on juba nüüd vist äkki mingi 13-14 kilti või? Üle 14. Üle 14, nii et väike paus kulub ikka ära, et ka teised matkajad, nii-öelda hüvad matkustajad või kas Soomes öeldakse, et tehke vahepeal paus vahel, pärast on lihtsalt palju parem taastuda, et muidu korraga võite päris kiirelt jalad ennast lukku tõmmata ja pärast homme lonkata lihtsalt selles mõttes, väike info lihtsalt. Aga teine asi aitab taastumiseks muidugi õlu ja miks mitte see võib olla ka ice, võib olla ka hopper, nii et kuigi oleme Tähtveres, jooge A Le Coq'i muidugi. A Le Coq, siis palun toeta mind ka, aga igal juhul. Väiksed pausid tehke vahele, kui olete kõnniti pikka maad. Outfiti vahetus ka toimus vahepeal minul, pani maika selga. Igal juhul tulime siit Dendropargist üles siis, ja kuidagi huvitaval kombel me siit nagu ei näinud ka, et siia alla tee pöörab. Siin oleks kellegi eramu. Aga päris pikalt läheb veel siit, okei. Aga teinekord tean, vaata, kuule vaatasin mingi silt. Mis ütleb siin? Linnavalitsuse kirjalikul loal, jah, välja arvatud. Et jalgrattaga võid siis, jah? Jalgrattaga võid, aga autoga ei või, okei. Huvitav jah, me saab pannud tähele, kus teid igal teinekord teame, see on siis selle metsamaja, Maaliküla metsamaja vastas, Mesilased või?
ei näe ühtegi lendamas, aga vist on tarud ju. Et igal siit vastas läheb siuke tee alla, et saab siit ka alla. Nii, jõudsime korra tupikusse, värav oli kinni, tavaliselt lahti olnud, aga laupäev on päev võib-olla on kinni. Kes teab, see maa oli küll tagune kant siin ja näete, leidsime väljapääsu nii-öelda alati igast kohast on jala väljapääs. Autoga ei saaks siit ju. Autoga ei saa. Isegi Golf 2-ga ei saaks. Igalt siit saime läbi, väga hea. Ega rattagagi võib-olla oleks probleem. Rattaga oli isegi raske, jah. Nii et tasub ikka jalutada. Tasub jalutada, jah. Et siuks huvitade kohti me leiame siit veel. Ja nüüd lähme siis selle torni ümbruse avastamiseks läheb nüüd. Ja nüüd tulime siia torni taha. Siuke maja on siin, näed. Ja ma kunagi esimest korda sattusin siia, vaatasin, mis kuradi asi see on. Nagu tunduvad ju korterid või tundu või? Vaata nagu, või on mingid ärihoone pinnad või? Nagu täiesti imelik ja suured siuksed klaasaknad. Näed, mingi istumiskoht ja... Mitte odavad autod. No näed, aga siuke maja on siin. Sa oleks teadnud, et siuke koht siin on? Ei, no ma pigem muidugi vaatan autosid praegu rohkem. Sealtpoolt ligi ei saa ka autoga, ainult siit poolt saad tulla. Meil siuke väike sild on veel selline täitsa miniatuurne nagu mingi... Ma ei tea, oleks kuskil nagu... See on eramaa, vaata, siin on silti ilmselt. Ei, ma arvan, et see on kõik ja. Aga näed, siuke koht siin siis jah, on pakkuda. Väga uhke, sellised autod ka veel ees. Oleks üks siis, mingi 4 lihtsalt. Vau, okei. Et ei tea, jah. Täitsa kuiva see kraav muidugi siin, huvitav. Tõesti nii. Siin on ka täitsa nagu kõrb oleks ju, nagu Senegalis tagasi ja pole käinud, aga... Mis siis veel soojal suhel toimuks? Kuule, kas see on Jimny või? Suzuki või? Vaata. Aga lähme siit vasakule tagasi, lähme siit tagant. Siit vahepeal näeb köögi aknast sisse, mida süüa tehakse ühikas. See on ühike maja, siis keegi ei tea. Aga kuskil need köögi osad, äkki on siin kuskil või? Ma nägin midagi süüa tegemas, võib-olla kellegi tuba see lihtsalt. Näed, mingi kann on seal. Nüüd vaatame tubadesse, et kes teab, kes elab siin, siis lehvitage, kirjutage kommentaaridesse, kes elavad siin Maaülikooli ühikas. No nii, torm paistab kätt ilusti, ma ei tea, palju korrust on, keegi võib öelda, 16 äkki oli vist. Ma tahaks öelda, ma ei viitsi praegu lugema. Ma ei viitsi ka, saate videopausile panna ära lugeda nii-öelda. Aga näed, Tartus on ka torne ikka, ei ole nii madal linn midagi. Ja isegi hämmak on siin, keegi on pannud endale, kes suurest õppetööst tahab puhkust saada. Lahe, üks väikse aiandid on ka tehtud, vaata on ju. Pingsilauad. Õige jah, pingsilaud ka. Seda vanasti ei olnud ju, mitu lauda, 2 lauda isegi. Jah. Ja ma ei teagi, kas see on siis ikka kasvuhoone mulle? Kasvuhoone vist jah. Jah, seal taga ka. Jah. Tuled Tartusse õppima, tuled siia ühikasse, paned oma porgandi kasvama. Kusjuures jumalast lahe läks ju... Sul on kopp ees nagu õppimises korraks, vaata on ju. Ja tuled mängid pingsi ja pärast paned kurgilikku. Mis see seemne mulda. Jah. Okei, aga lähme siis vaatame siit veel korra. See väike lõikeda tegemata ka. Saab selle torni ümbrus ka tehtud. Et siuke lahe kant tegelikult. Ma olen nii tolerantne, et ma ütlen iga asja kohta, see on lahe ja äge, aga ei päriselt ka. Et pole ühtegi halba sõna hetkel küll öelda. Jälle üks ilus koht minu arust. Jälle niuke, ma ei teagi, oja või kuidas seda nimetatakse või aga miks siin on täitsa kuiv? Jah, kurat, siin on tõesti kuiv. Aga... Ikkagi tiik ikkagi või läheb mingi kraav, mingi vesi läheb sealt, jah? Siit kusjuures tuleb edasi, on jälle samamoodi niuke ilmselt siis kooli mingisugune aed või just, seda ma mõtlesingi enne, vaata, siukse asju on äge teha aeda, vaata, noh. Vaata, siin on mingid saialilled või, vaata, mis siin korra on. Ja peahoone on see siis nüüd, kes ei tea. Mis siin siis on, kas see on piparmünt? Ei ole või? Vaata ka. See on kõrvits äkki või? Mingit lõhna pole. See on ikka kõrvits, jah, näed. Siin on maasikas. Maasikas, mett. Ma ei tea, mis see nüüd on. Okei, nii. Vaat, mis huvitavat veel on. No eks ilmselt see... Siin on see saak on võetud, oota. Siin on tomateid. Ahah. Tomatit ei... Pole see aasta on nagu üldse, mul on ka kodus tomatit, aga kuidagi ei saa, no nii vihmane. Aga see on lahe, et niimoodi tehakse asju, et mis siin veel on. See on mingi magesjõstar vist see. Kõiki taimi ei tea vist, jah. Kas tõesti? See tundub nii nagu mingi mündiline tundub, aga lõhn nagu ei ole. Lõhna ei ole tõesti. Sibul on veel siin ka, oota ka. Jah. Võtame väikse tüki siit. Sibul, mis sibul? Ei, tegelikult sibul on hea, mulle sibul meeldib. Juba hea, roheline sibul. Väga hea. Kuule, aga siin on uba. Ja siin on ka kõrvits. Jah. Uba ka, jah. Pole tuba, jah. Seda ma ema arvest sain. Ta oli super. Klassikaline umbroht. Vist ei ole, ma ei tea, mis see on. Medaligas ei ole see või? Võt, sina võib-olla teed paremini. Võiks olla medaligas see, jah. Okei. See on siis mõned mustsõstvad veel, aga need on läbi vist aeg. Aga äge, et selline kooli
lihtsalt pannakse niisugune asi nagu püsti. Täiesti nõus sellega. Kohe peaks see tenniseväljak, kas sinna teised padeliväljak ka sinna või tenniseväljak kõrval või tead seda? Ma ei teagi, kus juures. Kas tenniseväljakud on seal kohe, skatepargi kõrval? Tõuksipark nagu rohkem kui skatepark, jah? Skuuterpark, jah. 17 kilti ja oleme 3,5 tundi seda põhimõtteliselt kõndinud, mis on tegelikult nagu mõelda, et 17 kilti 3,5 tundi. Aga lihtsalt nagu Tähtvere keegi ei hoomagi seda, et tänavateni me ei olegi veel jõudnud. Mis on täitsa selline, et me oleme pannud siin seda spordiparki ja niisuguseid, mis ei ole otseselt tänavad, vaid nad on rajad. No mõni tänav on see Krausali tänav, näiteks seal on niimoodi, jah. Aga see betooni ja seal mõned on, jah, aga üldiselt väga ei ole, jah. Kuitas on vanast mingi kõrvalhoone või mingi mõisahoone, päris vist ei ole, ma arvan, mingi mõisa kõrvalhoone, sest Tähtvere mõis tegelikult siin oli see samas majas minu arust seal, mis me mööda kõndisime Tähtvere mõis kunagi. Tartu linnased, kes ei tea, kes teab, Tartu linnased tegelikult hästi palju ongi ju mõisate järgi pantud. Ongi Tähtvere mõis, on Tamme mõis, on Raadi mõis, kõik sellised. Ropka mõis, et kõik tegelikult sellised ongi alguse, need linnased taanud üldse niisuguste mõisate järgi on nagu alguse saanud. Jah, kesklinna mõis. Kesklinna mõis, seal olid ainult saksad. Raadid. Põhimõtteliselt, jah. Aga see on ka huvitav tee ja mulle hullult tee alati meeldib hästi natuke müstiline. Oleks see veel mitte asfalt, see oleks veel ägedam. Aga see on ainult jalga, see autotee ei ole see ju? Ei, see on jah põhimõtteliselt kerglikult. Jah, kerglikult tee põhimõtteliselt. Mina olen siit kunagi isegi rullsuuskadega üles tulnud, aga alla nii mõnus ei ole minna. Täna tuleb kurv, jah. Kohe-kohe oleme siis ka Tartu ühe võib-olla siukse, mingis mõttes ikkagi vaatamisväärsuse koha peal, et lauluväljakul, kus on toimunud nii suuri pidusid kui väikseid. Ja igal siin see värvine silt, mis näete seal siukse lillemoodi asi, seal kunagi oli Tartu raadio. Kas siiamaani on või? Ma kusjuures hakkasin mõtlema, et kas siiamaani on seda nimetatud küll raadiomajaks. Sest seal tegi ju isegi Onu Bella tegi saateid seal. Onu Bella, kõik see kodaniku nimega Igor Maasik. Tartu raadio, kas mitte Raadio 2 ei saanud? Ei, Raadio 2 alguse või? Seda ma ei tea. Ma mõtlen, et kas ta... Ma tean, et Raadio 2 see kontor on selles aparaaditehase kõrvalmajast seal. Jah. Aga mis on veel huvitav koht, mida paljud võib-olla, kes ei ole tartlased, ei tea, meil on niisugune maa-alune WC siin. Et kui on üritus, pannakse neid igalt toitoisi ka, aga tegelikult siit mõlemad uksed maa all väga suurelt on vetsud järjest niisugused. Aga need töötavad või? Ja need töötavad. Aga need vaatame korraks või? Ma arvan, et ma kardan, et see uks on kinni. Nagu ma arvan, et on kinni. Lähme siis meeste poole. Naiste poole. Ära ma räägu naistest mineda. Muidugi ilma. Ma kardan, et seda võtit mul nüüd küll ei ole. Jah, mul on tunne, et... Ja jahe on siin. Jah, see on tõesti... Aga üritust ajal on lahti. Jah, üritust ajal on lahti, siis tõesti see on selline huvitav... No viskab ikka sellist huvitavat 90ndate vaibi siin küll see... Vaatu, kui jahe siin oli all. Ja. Et see on kindlasti ka üks teadmine, kus inimesed ei tea isegi, et siin nagu on mingisugused vetsud. Kui tulete Tartusse üritusele, tulge siia vetsu. Kindlasti on see ka üks vaatamisväärsus. Jah. Aga meie läheme nüüd siit siis, näed, ongi. Või mingid. Et siin hakkas kotisaat krõgisema, see on muidugi koera oma, aga ma ei teaks võipane siia või? See on koera märk peal. Aga samas siin on mingisuguseid... Sul see ära lendas, paneb tagasi, tule. Igal laululava tagune on selline siis siin ja hästi raadiomajast tõesti, sul on õigus, kutsutakse siiamaani seda jah, aga jah, öelge, kes teab, et kas siiamaani seal siis mõni raadio reaalselt eetrisse saateid laseb, edastab nii-öelda broadcasting inglise keeles, jah. Ma räägin nagu noor inimene juba. Basically. Basically, you know. Jah. Kas see kohviautomaat on ammu olnud siin või? Jah. Või saatad muud jooki ka või? Siin on võimalik, siit ongi laululava tagant on võimalik rentida endale discgolfi kettaid, talvel uiske, suusad minu arust on kolinud nüüd sinna majja. Eraldi suusamaja kohe, jah? Jah. Et saad endale suuski rentida, kui endal ei ole. Ja siin on ka mingid peomajad. Mina olen isegi ühe oma sünnipäeva siin lauluka all pidanud. Aga siin on tõesti, näed, mina muidugi kohvimees ise ei ole, et mind siin väga ei huvita, aga õlu oleks siin päris hea, aga siis peaks dokumenti oleks vaja siis, jah. 1 euro espresso, see on kõige tavalisem vist. See on kõige tavalisem, aga no ikka niisugune must kohv, ma arvan, see on normaalne, 1,80. Ma arvan, et see on ülimõistlik hind. Jah? Apa on siin käinud või?
ei, see on mingi... See ei ole õige Koit Toome ei olnud Apas, ma tean küll. aga see parempoolne ei olnud ka ju see. Dagmar Oja polnud ka Apas ju. Ma arvan ka millegi pärast. Oota, kes üleval on boybänd? Üks on see... Pootsman, Pihlap, jälle Toome. Uku Suviste. Ja kes see... Oota, ma tean seda alumist ka. See on ka mingi vend. Karl Killing. Jah. Ma arvan, et piisavalt hästi teame ikkagi neid ka meie vanus. Koit Toome vanem meist, kui sa tead või? Koit Toome on vanem. Ega ma ütlen, see Pihlap ja need on ka ikkagi vanemad. Pootsmani Jüri ja Karl Killing on ilmselt nooremad. No Karl Killing võiks olla mu poeg põhimõtteliselt. Ei, ma päris kahjuks olla. No nüüd me peame siit ühe väikse nurga ära tegema. Õige, see kauna nurk tuleb ära teha, jah? Siis me hakkame sellist huvitavat tänavat kõndima, et me kõnnime Tähtvere linnaosast Tähtvere tänavat. Jah. Ja sealt jookseb tegelikult piir, Tähtvere tänavast jookseb Supilinna Tähtvere piir, aga kuna ikkagi see piir läheb sealt tänava pealt, siis oleks ikkagi mõistlik oleks mõistlik ikkagi see tänav ära võtta selles mõttes. Ja siit on huvitav näha, mina ütleks kohe Tähtvere inimesena, et vaadake keera ümber, vaata seal on see Supilinna silt on paremal pool. Mina ütleks, et mina paneks selle Supilinna sildi vasakule poole. Väga õige, sest see tegelikult on juba enam jah. Aga kui Supilinna lipp ka, et huvitav lipp, all on nagu muld, siis on nagu muru ja siis on nagu siuke rontsikas tööstustaivas. Tegelikult ilus lipp. No nii, ja nüüd meie teekond on viinud meid Tähtvere tänavasse tõesti, nagu enne mainisime ka. Ja midagi pole öelda, võib-olla kuulete juba natuke mürinat. Oleme templi juures tõesti ja et siin siis tublid Allekoki töötajad, kes iganes sellest panustavad, et õlle hea välja tuleks. Ja nii, et aitäh Allekokk kõikide aastate eest, mis sa oled siis meid kostitanud õllega. Aga näed, juba läheb Aleksander lahti. See on mingi sama pilt. Kuule, see on sama. No see torn tuleb sealt poolt natukene, jah, aga... Oi, see on mõnus. Näete, niimoodi käib Tartus siin see Aleksandri elu. Ja siin on luba antud meile, siin me võime kõndida. Klaas ütles, et Tuudur ja sõbrad võite siin kõndida põhimõtteliselt. Aleksander siis, mina muidugi omaselt mahu maha. Ja cheers! Aitäh sõpradele ja aitäh Allekokile. Muidugi toetage järgordselt. Kuule, see on eriti hästi õnnestunud laar. Ja. Siin on nagu näha remonti tehtud. Et uus sillutis jalakäete jaoks. Ma ei tea, kas see jääb kahesuunaliseks, ühesuunaliseks. Kas ta vanasti oli ühesuunaline või? Ühesuunaliseks jääma, et ainult linna poolt saad tulla sisse, on ju. Siit tagasi välja sõita ei saa siit pidi, vist on niipidi oli sest. Vist oli niipidi või? Ma rääkisin, kui oli Supilinna ja vaata, autod on kõik niipidi. Jah, et ma arvan, et vist jah, sinnapoole saada välja ei saa. Jah. Redel. Aga see pole tänav vist või? Redelid ei ole tänavat ju. Sealt me ei lähe. No nii, Tähtvere tänav sai läbi. Ma Supilinna tänavate läbikõnd, alustasin sealt. Ja siit samast vanast oli siin Korelimaja, ma teaks mäletad, sai siidiplaati osta toorikuid tähendab. Oli arvutipood siin põhimõtteliselt. Üks esimesi üldse, mis oli. Siis nüüd ma ei tea, siin on korterid arvatavasti vist. Aga siit läheb edasi juba, siis vanasti, mäletan oli kunstikool, oli see maja, see puhul, mis paistab. Algus ehitati üldse ta mingisuguseks arstide ja mingisuguse, mis iganes seal tehti, pimedaid Frankensteini katseid, aga kas seal üldse praegu meil korp üldse ei ole, äkki ma ei eksin, aga korp vist jah? Naiskorporatsioon, aga jään vastuse võlgu, et mis ta täpselt, mul on kindlasti 100 korda öeldud seda, mis siin on, aga ma endiselt mäletan. Ja siin on tõuks hästi pargitud, Jakobi tänavas olen praegu, et siit üles ära, siis me jõuame põhimõtteliselt alles nii-öelda Tähtverre, mida enamus inimesed Tähtvere all mõtlevad. Et kõiki neid Janseni ja Koidula tänavaid, Vikekaare tänavaid hakkab alles kõndima. Enne tuleb võtta ära ka muidugi see lauluväljak ja see park ka seal ees siis. Nii, jõudsime teelahkmele, õigemini selle kuulsa, tahtsin olla kurikuulsa, aga see pole kurikuulsa, see on tavaline kuulus trepp lihtsalt, mis läheb siis ühendab Tähtvere linnaosad, noh, kui see on ka Tähtvere lõpus, aga Supilinna Tähtvere, ütleme niimoodi siis. Et siit trepist ma olen ka palju kõndinud, aga midagi pole teha, meil see praegu on võtmata. Ja me teeme siukse lükke lihtsalt, et kõnnime seda alla, on ju, ja tagasi ülesse. Midagi, jah. Reipal sammul. Ja mina kui nüüd Tähtvere elanik pean vist Supilinnaga ühendust võtma, et lükake oma silt kaugemale nagu. Jah, kusjuures tõesti, et kui Tartu linna kodulehte vaadata, siis Supilinna tegelikult piir hakkab seal Tähtvere tänava keskelt. Mitte nagu siit, et ma ei tea, võib-olla Urmas võid parandada mind. Aga paraku niimoodi kaart näitab. Aga olgu, teeme selle ära. Väike pingutus siia veel, aga näed, Aleksander on ees, nii et mõlemal
et see peaks aitama meid, on ju? Aitab, see ongi parim spordijook. Trepp läbitud. Polnud üldse midagi hullu ju? Ei olnud. Minu arust see Viimsi Põhjakonna trepp oli palju hullem. Aga noh, see on suurem ka. Aga ja nüüd jõuame siis selle Allekoki nii-öelda sissekäigu juurde, kus siis saab nii muuseumisse kui ka siis, ma ei tea, lihtsalt külastada seda maja, jah? No üldiselt siit tuleb sisse muidu sinna, jah, aga noh, edasi tuleb see rattapood tuleb sealt, oli vanasti üks mingi tenniseväljakud oli seal, aga poole sammu ja mingi tantsuklubi on seal ka. Tantsuklubi on ka, ei ole, Chantee peaks seal Atlantis olema, aga midagi siin on küll. Ma võin öelda, et mina noorena tegelesin jalgrattaspordiga, siis minu jalgrattaklubi oli nüüd siis nendes majades, mis tuleb. Nüüd on seal Tartu maratoni maja, aga või jah, Tartu maratoni kuubik, mis iganes maja. Seal treenid kas pihta sealt, jah? Seal algas kõik see jalgratas ja mis iganes. Kõik algas sealt. Kõik algas sealt. Te kuulsite siit seda esimesena. Ja siin oli vanasti ujula vist, jah? Jah. Minu arust oligi ikkagi väliujula, et tal ei olnud katus peal. Tundub, et ei ole, jah? Näed, ja nüüd siit paistab ilusti, vaata, näed, siit saab ilusa kaadri torniga ja sellega, vaata, ops, vaata täpselt seda ma tahtsingi. Tamm neil olemas. Ja sinu trenn oli seal üleval siis, nagu ma aru saan. Esimene oli siin üleval ja siis... See tuleb väga tröösitu kuidagi. Jaa, täpselt. Ja siis teine oli seal. Siin on veel vahepeal olid kunagi mingid judokad. Ma ei ole kindel, kas siin oli tegelikult mingi motell, hotell, mis iganes ka veel siin teisel korrusel. Okay. Ma ei ole kindel enam, kas siin midagi toimub nagu. Mulle meeldib, et kaupluse nimi on lihtsalt jalgratas, ei ole mingit jama, vaata. Kaupluse nimi on näiteks toidukaubad. Vaata hea lihtne, vaata, sa tead, et sa oled jalgrattakaupluses, ei ole mingi kuradi Fast Five raisk või ma ei tea, mis. Näed, ema ja suusaklubi on siin. Suusaklubi on siin, jah? Ja no siis on see Tartu maratoni hooned. Aga mõlemad rattarallid ja maratonid on tehtud ja suusatamine, joosta mulle kahjuks väga ei meeldi, et jooksumaratoni mina ei ole teinud. Okay. Õllemaratoni? Õllemaratoni ma nüüd teen. Ja õllemaratoni... Suurem eeskuja ja mentori tuuduriga teen siis esimese õllemaratoni. Ja õllemaratoni saabki, võtke minuga ühendust, lepime hinnas kokku ja saab alati teha. Igal juhul, nüüd oleme Lauluväljakul, Tartu, siuke... Nagu ma ütlesin ennem ka, siuke vaatamisväärsus veits mingis mõttes. Tallinna Lauluväljaku noorem vend. Aga jah, selline vaatamisväärsus ka siin, et kes Tartus satub, tulge Tähtverre. Võite ka minuga ühendust võtta muidugi, et võin ka näidata mõned kohad teile, aga see lauluv on, korra ikka peaks vaatama, ma arvan. Nüüd suundume kuhu? No nüüd meil on endiselt veel üks väike nurgakene seal Emu torni ümber tegemata. Et me peame selle ikkagi ära tegema. Ja siis me lõpuks näeme ka, et Tähtver on tegelikult on ta ikkagi linn, mitte mingi põõsas ja puu. Jaa, et sorry, et olete seda videot juba 20 minti vaadata, aga varsti jõuame päris Tähtvere ka. Ma võin öelda, et meie jaoks on see video 4,5 tundi juba kestnud. Okei, näed, torn on seal, sealt tulime. Ja nüüd lähme siis... Sinna ka lähme. Ja kohalik skatepark, mis on tegelikult arendatud päris ägedaks nüüd, kui meie noored olime, oli ta... see suur kauss seal maha võttis, see on valesti, see oli see, kuidas nimetaks seda, noh? Rämp tähendab, jah. Hull skeidi vend, mina. Aga rämp oli, seda enam ei ole, aga nüüd on kõik nagu näha. Tõuksi vennad kõik ikkagi. Betoon, no. Selles mõttes... Noorus on peale tulnud, hakanud tõuksiga sõitma, aga ma olen enamgi kindel, et nad ikkagi mingi aeg pööravad ennast kuskil ratta või rula. Aga BMX, vaata, on tavalise ratastega, need ei ole isegi BMX-id enam. Okei, igal juhul. Näed, üks rulavend ka on ka siin. See on õige mees. Kas tennis ja padel ei ole ka mitte omavahel mingi see, et ei, sina minu hoovi ei tule? Ma ei tea seda. Aga siin on tennisväljakud, jah. Et pole siin mängimis ise käinud, aga tegelikult tahaks mängida küll. Ma olen vist tennis mänginud elus. Ikka olen, väiksena mängisin küll tegelikult. Aga võiks rohkem mängida, igal jah. Ja nüüd oleme siis korra tagasi Eesti Maaülikooli peahoone juures. Ja kõrval on siis see Tähtvere mõis, minu arust on selle vana Tähtvere mõisa maja. Võite ümber lükata või osutuda tõeks minu sõnadele vastavuse, mis lause see oli, ma ei tea. Igal juhul Maaülikooli peahoone on siin jah, et korra teeme väikse lõigu siit ja kohe tagasi torni juurde. Nii nagu ennem rääkisime ja nii lihtne ongi ja siis Selverisse juba ja siis hakkab tänavad. Õiget. Lõpuks hakkavad tänavad pihta. Okei, me tulime Taara punkti korraks ja Selveri juurde. Aga kas tõesti pole siin annetamist või? Annetamist jah, siis me küsime ainult piitungit, lähed siit nagu. Mul on veel purke ju.
aga pane tühi. nii, 1, 3. Ujukad, oota, üks on veel. Kui meil lõpu aega on. Pane kaameri lindi peale. Läinud ongi. Nii, ühesõnaga, paljud, meie sõbrad, me oleme Tutsiga tegelikult juba väga ammused sõbrad. Sõbrad meie ühised teavad, aga ilmselt tuuduri vaatajad kõik vaatajad ei tea, et me oleme tegelikult koolivennad. Tuts on nüüd minust, mõned aastad ikka vanem, me ei hakka siin aastatesse minema. Ärme hakka, jah. Aga mina ikka, mulle meeldib rääkida seda lugu, kuidas tuudur ostis mulle minu elu esimese pilsneri. Mina olin veel alaealine, tuudur oli... Okei, no hea küll, sellest on nii ammu möödas. Ja nüüd ma otsustasin, et ma ostan tuudurile siis pilsneri tagasi. Et teed tagasi mulle selle eest? Teen tagasi sulle, nii et nüüd me joome, järgmiseks selleks on meil klassikaline A. Le Coq pilsner. Ehk siis pilku. Pilku, nagu täpselt. Aitäh sulle, noor sõber. Kutsete aega. Ilus hääl. Kuule. Ja korrat on ikka häide asju tehtud. On. Erts, ilus on. Külm, just poest tulnud. Külm pilsner. Aga ikkagi aitäh sulle. Pilsner. Ja paneme edasi. No nii, nüüd jõudsime siis katolike kiriku juurde. Hääleton läks vaiksemaks kohe. Võimas kirik. Seda ma ikka vanasti ikka nägin pidevalt sellepärast, et elasin siin samas majas, mis siin ees paistab. Nii et see oli minu vana kodukant. Ütleme siis aastaid, kurat, ma ei tea, mis see on. Sorry, kurat, kiriku juures öelda ei või. Aga mis võis olla siis 20 aastat tagasi või? Rohkem või? 23-4 aastat tagasi umbes, jah? Midagi sellist. Enne kunagi oli selline rattapool. Oli. Aga nüüd on siin kohvik mandel. Ja see on ka selline, soovitan tulla. Ja siin on nunnade maja, on selles majas vanasti oli vähemalt. Ma ei tea, see enam on. Aga mandli on head, jah? Jah, soovitan tulla, see on täitsa tore. Ja minu aken oli siis siin teisel korrussel. Oli minu too aken, ma magasin siin kõrval, oli mu voodi. Nii et kes praegu elab seal, kes teab mind, võib kirjutada siis, et... Kui ta on? Jah, kui ta on elada seal vanas minu kohas. Meie kuulid olid seal, need on kord estunud. Vanasti olid meil vanad siuksed tead, nagu ikka päevi näinud, nagu 90 lõpus 2000 alguses olid asjad. Siin oli vanasti üks garaaži, üks sein, mis on maha võetud. Ei ole maha võetud. Tegime kunagi sinna graffiti, selle peale see on ära kusutatud. Miks, ma ei tea miks. Ilus graffiti oli minu kavandi järgi tehtud. Ja kohe tuleb üks tuntud koht veel ju. Nimelt EPA klubi ju. Jaa. Mis on nüüd eraomandi käes ja seal vist elavad äkki neid Tartu Milli omanikud vist äkki või? Väidetavad. Jah, on jah. Vist jah. Nad mängivad golfi. Mängivad jah? Mängivad jah. Et kui te vaatate, et mina võin ka Tartu Mill võib olla minu sponsor ka. Et selles mõttes. Ja mina mängin golfi, et kutsuge mind golfi mängima. Ja mulle võite nuudreid anda tasuta. Ja EPA klubi tõesti, kus vanasti aega võidetud oli siin, siis vaadake, uhkes välja näeb tegelikult. Ja. Ikkagi väga korralik. Kunagi popsid pidasid siin, popsid puhpilliorkester siis tegid siin proove. Ja, selles majas, ja me oleme siin pidudel käinud ja pidusid teinud ka, nii et selles mõttes see on tõesti nagu väärt ajalooga maja. Ja. Nagu YouTube'i vaataja nüüd aru saab, siis me oleme jõudnud, nüüd oleme tänavatele jõudnud. Jah. Ja kus nüüd hakkab ajalugu tulema? Nüüd hakkab tulema niimoodi contentina. Aga hakku saab kohe tujaks. Aga nüüd jõuame Tähtvere, siis Tähtvere ja Vaksali ristpunkti nii-öelda, mis näituse tänavaga piirneb. Näituse tänav hakkab siis paremalt pihta, või ta ei hakka pihta sealt, aga ristub siis Veski tänavaga, Veski tänav ühesuunaline tänav. Ja keerame siis paremale ja siis lähme Taara puiesteele juba. Jah. Nii, nüüd me oleme siis tulnud mööda Taara puiesteed, selline allee, ühelt poolt, teiselt poolt, keskelt väga äge kõndida, aga me jõuame viiede risti, kus siis on Taara puiesteel, Koidula, Janseni ja mis see oli meil? Jakobson. See, kes oli 500 kroonitsi peal. Vaat, väga äge koht, viiede või isegi rohkemad. Ei, 6 on siin teed ju. 1, 2, 3, 4, 5. No ütleme ikkagi viiede rist. Aga siin on äge, kes teab, vanemad Tartu inimesed, siin oli kunagi üks pood, kui sa mäletad. Kas see on Mave pood või?
ma seda ei... Minu arust nimi on Mavepood, minu arust nimi. Mina olen seda õlut ostnud. Oli pood, jah? Nii. Aga jah, kahjuks meil Tähtveres nagu ongi ainult need 2 poodi, seal meil rohkem ei ole neid keldripoodi. Ei ole, jah. Sellest on natukene kurb. Aga muidu jah, selline päris huvitav koht, kus siis nagu võiks öelda, et niisugune Tähtvere keskus äkki võiks siin olla. Siin võiks olla ju purskkaev keskel. Siin, näed siit. Tuleb niimoodi. Just, ja siin meil elab ka nagu järjest sõpru, et ma tean, et ma ei hakka näpuga näitama, kus kohta, aga näiteks kuulus Tartu inimene kindlasti Mikk Valtna. Elab siin kandis ja... Mälumängu huvilistele alati küsimus, et kes on mänginud nii korvpalli meistriliigas Eestis kui ka jalgpalli meistriliigas, siis vastus on Mikk Valtna. Väga õige. Vot nii. Vanasti muidugi oli Jakobson, nüüd on Valtna. Tegelikult võiks jah Valtnaks panna. Valtna täna. Soome Taarapõeste tänava ikka. See on veel Taarapõest, ja me lähme siis Hiie tänava poole. Jah, Hiie tänava poole, Hiie kooli juurde. Hiie kool, täpselt, mis on siis... Kool. Ta on kool, aga seal on kuulmine vist oli või oli pimedad? Ei, vabandust, pimedad on Emajõe tänaval. Hiie tänaval on siis kuulmisraskustega õpilased. Nii, nüüd me oleme siis Hiie tänaval, sõidame ja kõnnime raudtee poole. Aga lihtsalt üks huvitav fakt selle Hiie tänava kohta, et kunagi oli siin üks aeg selline, kus neid nimesi vahetati, tänava nimesi ja praegu on ta Hiie tänav, aga kunagi oli Pöögelmanni tänav. Et see on selline huvitav fakt. Kindlasti oli siin veel neid igasuguseid Eesti-aegseid nimesi nõukaajal siis muudetud, aga jah, seda ma tean, et see oli Pöögelmann, nüüd on ta endiselt tagasi Hiie tänav. Jah, et keda ajalugu huvitab, siis pange kõrva taha see või kirja ja kirjuta Wikipediasse või alla kommentaaridesse, mis täna Tähtverest teate veel, mis on teise nimega. See on päris hea üleskutse tegelikult. Neid tänava nimesi ühes. Kiirovi nimeline kolhoosi tänav näiteks. Lenin ja Stalin. Lenin tänavad oli jõhkrad Eestis Lenin tänavaid, nii et see on see. Nagu Lenin on vähemalt parem kui Stalin. Okei, seda võite kirjutada, kas Lenin oli parem kui Stalin kommentaaridesse. Ja Tähtveres on ka 5-kordsed maju, kui keegi teadnud. Siit paistavad ilusti kätte. Remont on tehtud neil, aknad on väiksed, üks uue maja ka selle ees kohe. Aga mis tegelikult tuleb üks äge koht, tuleb praegu tulevadki need garaažiboksid siin. Lähme vaatame. Lähme vaatame ikka, vaatame jah. Ilmselt oled käinud seal kiikamas. Ma olen igas garaažiboksis sees käinud. Aga see on kindlasti selline huvitav nurgatagune. Kuhu iga päev ei sattu, on ju. Just. No näete, siuke tundub 80-aastase stiil tundub see olevat. Veits. Keegi saab midagi kuskil. Siin on... Vaata, lähme siia pool, kus saagimist ei ole. Jah. Muad väikest garaažiboksi. Oota, aga siia panna väikse muss käima, väike grill käima. Ei, miks mitte tegelikult. Siia lõppeski ära. Okei, ta päris ringi ei lähe, aga noh. Igal juhul sellised garaažiboksid. Keerame siit tagasi Selve poe juurde. No nii, nüüd oleme siis... Janseni tänavas, aga mis teismed olid? Karl Kristoff ei olnud, Friedrich, no Jansen ei olnud või? Ei olnud Friedrich või? Jakob Friedrich. Igal juhul Janseni tänavas. Ja kas Jansen ei olnud see, kes tegi esimese ajale Eestisse või? Öelge, kes teab seda täpselt. Sest ma tõesti ei mäleta enam. Nii palju aega koolist möödas. Sõber, ma korra segan siin vahele. Mida ma tean Tähtvere majade kohta on huvitav asi. Vaadake see rõngasmaja või rõngasaken. Nii. Tavaliselt need Tähtvere maja plaanid olid nagu suht sarnased, et alumine korrus siis trepp läks alati sealt üles, näed, järgmine maja ka kohe, rõngasaken. Et kui sa vaatad tegelikult Tähtveres neid maju, siis neid rõngasaken võiks öelda, et see on niisugune üks Tähtvere maja nagu tunnus või niimoodi. No äkki see oli see tollega stiil ka või samas enamus maad on 1920 tehtud. Tammelinnas sa ei näe sellist asja. Tammelinnas ei ole samas, jah, okei. See on valge klaar või? Ma ei tahan praegu õuna või? Aga võtame ühe taskusse või 2. Võta nendele kühe. No võta. Tundub valge klaar minu arust olevat see. Jaa, see on valge klaar. Et igal aitäh, maja naine, peremees. Igal jah, et Tähtveres on siuke aupaklik seltskond, kes tegelikult alati suhtub sinusse kui inimesse võib-olla. Tegelikult ma ei tea. Ma kõike Tähtvere inimesi ei tunne, nii et... Aga ja edasi lähme siis Koidulasse ju. See, kes oli ju mis krooni peal? 100 krooni peal. Oli küll 100 krooni peal, ja. Juba Koidula taskus oli, sa olid ka juba tehtud nees. Olid küll, jah.
eriti klaap Tallinnas. Ilus saekrooni oli kord, sinine ilus. Et aga siin on jah, toredad majad. Toredad, ütleme siis, näed. Siin on väga ägedad. Tegelikult kõnnides siin Tähtvere vahel on tõesti ikka vahepeal vaatad tõesti, et nagu suured uhked sellised. Ja need ei ole nagu, vaata need päris materjad, need on ikkagi, ütleme see oma stiil ja kõik see annab väikse võlu selle asjale, on ju tegelikult vaata nüüd, et kui sa vaatad neid, see veits funkstiilis mingis mõttes hästi funktsionaalselt sees, kindlasti mugavad. Ma ei tea, näed, see on vist Artest kortermaja. Siin vist on ka keegi, Anna Haava elas ja töötas siin on ju vist. Ja näed, Anna Haava hüppas väiksena siin batuudid. No nii, nüüd järjekordselt oleme siis majade vahel, hoonete vahel ja oleme siis Karl Robert Jakobsoni tänavas, kes oli siis 500 kroonise peal, väga uhke nägi välja habemega. Rohkem mina tema kohta väga midagi ei tea, väga palju muud, aga jälle kirjutage, teate, Audi 77 ja keegi teeb liha kuskil või? On tõesti mingi grillikas. Vaata, seda ei tunne vist, aga kahjuks seda seadetist pole veel leiutatud, et see lõhnad teie juurde jõuab. Võib-olla varsti on. Tähtveres on mingi teistsugune stiil ikkagi. Mina väidan seda, et Tähtveres on midagi teistmoodi, et sa saad aru, et sa oled Tähtveres. Vaata, see on päris äged värvid tegelikult ju. On. Ja vaata, tule korra tagasi. Nii? Vaata, mis seal toimub, see on nagu mingi garaaž või veel midagi, et sa täpselt ei tea, kui sügavale need aiad tegelikult lähevad nagu. Et see on ka selline, et sa kõnnid küll siin tänava peal, aga siin sügavuses toimub veel midagi nagu, noh. Ma ei tea, minu arust tähtsalt saavad sees, sa kunagi ei tea, kui sügavalt sees oled. Just. Nüüd jõudsime siis Ilmatori tänavasse. Ilmatori tänavas ma seda maja näitama ei hakka, aga ma tean, et siin on Arno Rüütli suvekodu, ütleme maja. Ja ma ei ole kindel, kas ma siin üldse olengi otsast lõpuni seda tänavat kõndinud nagu. Okei. No aga siis on avastus kui palju. Avastus kui palju, just. Ja läks 29 kilomeetrit meil just käima, nii et. Nii et päris hea tegelikult ju. Ja. Naudime siin Ilmatori tänavad kõndimist. No nii, nüüd oleme siis Jakob Hurda tänavas, kes oli siis mis kroonise peal? Hurt, kus ta oli? No mis kroonise peal oli? 25 või? Ei. Viiekas? Ei. Kus ta oli siis? No mõtle veel. Jakob Hurt, punane rahatäht. 10-kas? 10 kroonise peal, just täpselt. No võt, näed. 25 oli Tammsaare ja 5-kas oli siis Paul Keres. Aga jaa, Hurda tänavas oleme. Jakob Hurt siis suur kollektsionäär, kes kogus siis Eesti muistendite jutte ja pani hästi palju kirja folkloori lugu. Nii et aitäh sulle selleks, Jakob Hurt. Aitäh sulle selle eest. Ma arvan, et kõige lihtsam on tulla nii, et tulge ise vaatama siia seda Tähtverre, kes elab Tartus, käige siin ringi, vaadake. Ja kes ei ela, siis tule Tartusse, kirjutage mulle näiteks või siis tulge ise vaadake või kirjutage Urmas Klaasile näiteks. Aga jaa, sellised hooned siin on ja sellised mõnusad vaiksed tänavad, kus väga palju autosid ei ole. Võib-olla mõni Peugeot. Ja mõni Volvo, see on Volvo või? See on Volvo, jah. Tagant tundus nagu Volvo, jah. Tavaliselt Volvo tundub ikka tagant nagu Volvo. No see on see Volvo, noh. Jah. Palju kilte on praegu, ütle seda ka. Üks moment. Uno momento. 31 kilomeetrit oleme praegu. 31 kilti. No päris 35 vist kätte ei saa, aga tuleb selline 33-34 äkki ma pakun. Aga see on ju päris hea tegelikult. See annab tunda ja õlle on endiselt sass, vahepeal jäin mina Karlsbergi. Tuuduril hoiab praegu siin. Ja hoian siin, on ka sass. Tuulik. Tuulik on mul jah, mis on Kalle Kokki toodak muidugi selles mõttes. Just, aga... Ja jalad pead vastu ilusti. Minul peavad veel vastu, aga ega... Aga kui pärast saunast välja tuleme, ega ma ei tea, me oleme edasi veel sauna, nii et väike saun on ootamas, nii et... Jah, meil juba pakuti siin ka uusi lahendusi jõe äärde veel minna. Ja juba kutsuti, jah. Just, et eks vaatame, mis saab. Jah. Väike veel päris proovimise märke ei näita, aga varsti hakkab minema. Mis kell võib olla umbes? Ma kohe ütlen sulle. Kell on 7. Kell on 7, okei. Just. Et me oleme teel olnud, ma arvan, mingi 5,5 tundi või 6,5 tundi või? Ma ütleks 7,5 tundi. 7,5 tundi. Me oleme Vikerkaare tänaval praegu. Oleme. Tuju on veel üleval, tülli pole läinud, aga miks ma tahan öelda, et Vikerkaare tänaval, et
see on meie koolivenna ja minu klassivenna siis kodu või sünnikodu või mis iganes tänav. Mart Raamat, temale tervise kindlasti. Ja, Mardile tervise kindlasti, jah. Ja, et kohe jõuame tema... Ei, aga maja näita. Ja, siis igaks juhuks. Aga no Vikerkaare tänav. No see on nii suur tänav, et... Kes teab. Ja kahjuks ei saa näidata, siin on, Mardil on korvpalli, rõngas on hoovis ja ma olen siin selliseid viskeid sisse visanud, et no halb hakkab. Keegi ka ei usu seda, nagu, aga ma tean, inimesed on näinud seda, kus ma olen sisse siin visanud. Nagu. Aga jaa, selline lugu siis Vikerkaare tänavu kohta. Just. See on Tähtvere kohta on hästi huvitav asi, et tegelikult koeri kui selliseid, ma võin öelda, et see on äkki mingi 4. koer, kes augub nagu. Umbes, jah. Et tegelikult on üldiselt on ikkagi niisugune vaikne. Näed, siin on koss. Siit tuleb panen tirk. No vitski. Jah. Okei, nüüd me peame korra vaatama. Ikka peame kõndima siis edasi veel vist. Jaa. Me vist ühe koha peal panime natukene puitu. Natuke tegime, jah. Paar kohta tuleb topelt, aga kilometraasid mitte väga palju. Mitte väga palju, jah. Käib fotosessioon. Päika kloojuma vaikselt juba. Aga meil on vaja mõni nurk veel vaja ära teha. Võtta ja natukene veel, jah. Pingutame ära. Ma tegelikult kuna sina oled rohkem kogemusega, kui sa ütlesid mulle, et no umbes 6 tundi on okei, siis ma arvasin, et ta võib pluss-miinus seal pool tundi, mida iganes olla, tund aega maks. No praegu on tõesti, meil saab kohe 8 täis. Aga nüüd sa tead, sa ei tohi kohe tuuduriga nõus olla. Jah, kohe ei tohi tuuduriga nõus olla. Aga endiselt ei ole mitte midagi halvasti ja jõuame veel. Kui keegi peaks mulle ütlema, et kuule, sorry, nüüd on vaja 10 kilti veel kõndida, kõnnin ka raisk. Okei. Ja, siin tõesti 2-3 lõiku veel ja siis olemegi tegelikult juba saunas. Aga seda, kui me sauna läheme, seda me edasi näita, nii et lõpusõnad teen siis, kui me jõuame päris lõpusirgele. Pidage vastu. Jääge meiega. Külma närvi ja jääge meiega. Aga seda nalja juba keegi tegi sul niikuinii. No kindlasti on tehtud seda. Kuna me juba siin Tähtveres, kus siis Eesti luuletajad, kirjanikud, tänavad, kõik on olnud, et siis see on ka juba tegelikult selline Eesti folkloor põhimõtteliselt. Külma närvi ja jääge meiega. No nii, meie matka täna siis saab enam siin läbi, ma arvan. Paneme kella kinni. Paneme kella kinni, ma panen telefonis ka kinni. Nii et palju tuli kilomeetrid? Minu kell näitab, et 34 ja ütleme 600. No mul näitab 34 kilomeetrit 700 meetrit, aga enam sama, jah? Enam sama. Nii et pea 35 kilti. Jah, aeg 7.50. Pluss-miinus seal mõne koha peal ma poes panin kinni, kui me käisime, siis ma panin aja kinni. Oleks nüüd käima ette. Aga mis seal ikka? Et igal selline ring tuli, Tähtvere tänav läbi kõnnitud, kui jäi mingi küsimus mingi asja kohta ja meil tekkis küsimusi muidu ka, et vastake nendele ka, kes viitsib kommentaarides kirjutada. Ma ei tea, nüüd me oleme sauna. Puhkame närve ja puhkame Achilluse kõõluseid ja hüppeliigeseid ja sääremarju ja reielihaseid. Täpselt nii nagu. Andis tunda, tegelikult on äge. Ütlen, olen ju vaatanud Tutsi videosi ka juba, ma ei tea kui kaua. Tegelikult on äge, oli minu jaoks kindlasti mingi mõttes challenge ka. Ega jooksnud olen, kõndinud olen, kõike olen teinud, aga nii palju vist ei mäleta, millal viimati nii kaua nagu mingit matka tegin nagu. Mina muidugi olen, aga aitäh, et suvalt tänaval nägime ja olid nõus selle kaasa kõndima, nii et selles mõttes aitäh sulle. Ja ma ei tea, ma arvan, et siis mis seal ikka, siis hoidke käred kõvad ja olgu kumal teiega. Tšau!